Tere tulemast tulevikunägemusse! Mina olen sinu giid, hull teadlane ja vaatame natukene, et mis meilt siis praegusel kursil ees ootab. Teemaks ei miski muu kui energia ja selle igapäevavorm elekter. Energia on võime teha tööd, ehk siis sisuliselt võime midagi muuta. Ja elekter on sisuliselt energia, mis on meie kontrolli all. Me saame seda liigutada ühest kohast teise ja teha sellega erinevaid asju. Panna pesumasinad tööle, arvutid tööle või soojapuhurit. Aga kust see elekter tuleb? No, miski siin maailmas ei tule tasuta. Ja selleks, et teil kodus need masinad töötaksid, peab keegi kuskil selle töö ära tegema. Ja meie lihtsalt elame sellises maailmas, kus tundub, et elekter on tasuta, sest ta on lihtsalt nii odav. Näiteks, kui te kodus väntaksite sellise ratta peal, mis toodab elektrit, väntaksite 10 tundi ja paneksite päris korraliku tempoga, siis te toodaksite 1 kilovatt-tunni jagu elektrit, mis on väärt 6 eurosenti. Aga miks see elekter siis nii odav on? Ja vastuseks on fossiilkütused. Kunagi sadade miljonite aastate eest salvestasid taimed päikeseenergia, aga kogu see energia ei läinud uuesti ringlusesse, vaid jäi maa alla, näiteks siis nafta, maagaasi või kivisöe näol. Ja meie lihtsalt võtame selle maalt välja, paneme põlema ja vot, peaaegu et tasuta energia. Aga loomulikult ei ole see lõputult jätkusuutlik, sest et maa alt saavad mingi hetk need asjad otsa. Noh, on erinevaid selliseid arvamusi, et millal see juhtub, aga me võime ette kujutada, et see patarei nii-öelda, mille pealt meie maailm hetkel töötab, hakkab tühjenema juba kuskil 30 aasta pärast ja 60 aasta pärast on ta juba suuremalt osalt tühi. Aga milleni see siis välja viib? No, ajastus on ausalt öeldes väga halb, sest et samal ajal on meil kliimasoojenemise probleemid, mis tulevad sellest samast fossiilkütuste põletamisest ja muldade viljakus järjest väheneb ning ütleme kõik see kokku võib siis tekitada olukorra, kus meie vähemalt praegune elukorraldus kukub sisuliselt täiesti kokku. Milline see välja näeb? Raske öelda, aga kahtlustada võib, et mitte väga ilus. Aga ega me ei ole päris võimetud midagi tegema ka. Nagu juba öeldud, siis elekter on energia, mis on meie kontrolli all. Ja õiges suunas sammud on juba näiteks see, kui me toodame selle elektri taastuvenergiast, tuulikutega, päikesepaneelidega või isegi tegelikult aega saab võita, kui elektrit teha tuumajaamades. Aga natukene kehvem uudis on see, et nendest vähemalt praeguse tehnoloogiaga päris ei piisa selleks, et elada niimoodi, nagu me praegu elame. Nii et meil on realistlikult vaja isegi võita aega, et anda võimalus mingitele teadussaavutustele, et me saaksime siis niimoodi edasi elada, nagu me praegu elame. Näiteks on probleem see, et kus hoiustada elektrit. Päikesepaneelid toodavad elektrit päeval ja tuulikud siis, kui on tuult, aga elektrit oleme harjunud tarbima ju kogu aeg. Selleks, et elekter kogu aeg saadaval oleks, tuleks seda siis kuskil hoiustada. Aga suurel skaalal akude tootmine oleks päris kulukas. Ja tegelikult võib probleem isegi olla siis, kui elektrit on liiga palju. Näiteks hiljuti läks elektri hind vahepeal miinusesse. Ja seda sellepärast, et oli selline tuuline päev, hüdroelektrit tuleb ka praegu palju ja tarbimine ei tohi olla siis liiga madal, sest muidu võib ülekoormuse tõttu see võrgustik kahjustada saada. Sellel probleemil on ka omajagu lahendusideid. Näiteks, kui meil oleks juba väga palju elektriautosid, siis võib-olla saaks üleliigset elektrit lihtsalt suunata nende akudesse. Või siis parandada võrkude ühendust näiteks naaberriikidega, et kui meil siin on elektrit üle, siis müüa seda odavalt neile. Aga tööd on veel kindlasti kõvasti ees.
aga mis siis teha selleks, et neid probleeme lahendada ja seda rasket tulevikku vältida? Noh, ideaalis võikski see elektri hind sisaldada kogu seda kahju hüvitamist, mis tehakse keskkonnale või siis ka selle elektri keskkonnasäästlikku tootmist. Aga selliste struktuursete asjade muutmine on loomulikult keeruline, kuigi mitte võimatu. Näiteks Eestis juba praegu põlevkivist toodetav elekter väheneb päris jõudsalt tänu sellele, et ta lihtsalt ei ole enam majanduslikult mõistlik, kuna CO2 kvoodid muudavad selle võrreldes muu elektriga üpris kalliks. Aga niikaua, kuni see asi ei ole päris ära lahendatud riigi ja ülemaailmsete organisatsioonide tasemel, siis võid sina vähemalt ette kujutada, et elekter on väärtuslikum kui see, mis ta maksab. Pane see tuli kustu, kui sa seda ei vaja ja pane see telekas kinni, kui sa seda ei vaata. Ja mis iganes muud sa leiad, et sa saad teha, siis iga väike muutus aitab ka ikkagi natukene. Järgmise korrani!